Teate, kuidas mina oma enesearengu teel midagi üldse läbi närisin või? Kui ma sain teada mingisuguse koodijupi ühe lause iseenda kohta, mul võttis aega, et seda infot päriselt kehasse integreerida. Mõnikord kuid. Tänapäeva inimesed on nii kiire elutempoga, et ma tahan kohe muutust, ma tahan seda ja toda ja kõike. Sa ei pruugi saada. Kui sa oled 40, 50, 60 aastat elanud nagu hamsterviili peal, sa arvad, et nagu sa saad nagu 1 tunniga nagu kogu elu ära lahendatud või? Võib saada, on juhtumeid, kus saab. On juhtumeid, kus saab tunni aega inimene absoluutselt kõigest aru. Oleneb inimese vastuvõtuvõimest, oleneb tema teadlikkusest, oleneb tema senistest, see oleneb nii paljudest asjadest, et milline sessioon näitab ära sinu kohta mustreid, nii palju mustreid. Ja mõnikord see üks musta jupp, mida sa vajad, olla seotud su ema teemaga või võib olla seotud su isa teemaga. Mõnikord näidatakse mingeid sümboleid erasessioonidel, hinge sümboleid. Sest see info, mida ma sulle vahendan, mina Marisena ei anna sulle ühtegi infot erasessioonil. Kõik see info, mida ma annan, tuleb läbi mina lihtsalt edastan seda sulle eesti keeles. See võib tunduda nagu, what the heck, aga just nii see on. Ja tihtilugu erasessioonidel mul on endal ka, et wow, ma olen vahendaja, maa ja taeva vahendaja, vaheline lüli. Tõlgin sulle sinu hingetasandi infot siin maises kehastuses ja osadele klientidele tuleb ka kosmilist infot. Oleneb, kui suure missiooniga sa tulid siia planeet Maale ja mis sa oled eelmistes kehastuses juba läbi teinud, üks sessioon ja seal hakati näitama meka-sümbolit. Ma isegi ei tea, mis see meka on. Ma ei nii, et huvitav, miks sulle seda infot näidatakse. Ja peale erasessiooni esimene asi, mida ma tegin, ma hakkasin guugeldama, mis on meka. Panin Google'isse sisse meka. Ja nii kui ma neid pilte vaatasin, lihtsalt kananahk, külmaüdin jookseb üle kere ja nüüd ma saan aru, miks talle sessioonil kogu aeg kordati meka. See on püha paik. See on väga suure tähtsusega püha paik. Ja ongi see, et kui sa oled tulnud siia juba kõrgema tasandi, kui sa oled juba kõrgema tasandi hing, ehk siis sa oled, ütleme, et sinu võimed, oskused on juba tasandilt teistsuguse maad, siis näidatakse mõnikord erasessioonil, antakse sulle infot läbi sümbolite. Ja nüüd, et seda sümbolit läbi närida, et miks see sulle anti, siis see võtabki aega, et sellest aru saada. Mis seos sul tegelikult sellega on? Miks sulle seda näidet? Arvesta sellega, et kõik info, mis sulle tuleb, on sulle. Sul tuleb selle infoga nüüd hakata tööle. Tak. Mina Marisena olen lihtsalt tavaline inimene, kes vahendab sulle infot. Inimesed mõtlevad tihtilugu, et kes see Maris omast arvest arvab ja mis ta omast arvest on ja seda. Ma olen lihtsalt tavaline inimene. Mina Marisena olen tavaline inimene. Minul on oma hirmud, mul on samamoodi oma pusimised. Minu personaalsesse kanalisse, kontakti sinu hinge tasandiga. Siis ma lihtsalt vahendan läbi enda suu eesti keeles sulle seda infot. Ja ei iga erasessioon ei vii ema teemasse, iga erasessioon ei vii isa teemasse.